siis tervisenäed ja vaatasin, nüüd juba mängud käivad, et natukene siis juba on Hugo Humbert juba siis tegutseb seal, et seal ta siis Humbert poiss jah, juba on aktsioonis ja siis selle, kas maailmas 80 mingi on see, kelle vastu ta mängib. Et Humbert ise on 20, et seal ta on aktsioonis ja mina panin ju, et Humbert saab vähemalt 12, et vähemalt 12 game'i saab kätte. Et ja sinna ta liigub. Et esimese, ega ongi, et ega see, noh, nii see ongi, ega see on ikkagi, et ütleme, et jah, kuigi need vahed on nagu koefitsient väike, vahed on nagu suured, on ju, 20 ja ligi peaaegu 100 juba on ju, noh, et aga ikkagi, ega seal müdistamist tal oli ja esimese seti võitis, esimene set läks kiiresse lõppmängu. Et ta nii nagu, niimoodi nagu ongi, et seal arvatavasti mul siin selle challenge'i jooksul kindlasti mingi tükk, mul on siuke tunne, et mingi tükk tuleb sisse, kui keegi tahab üllatada. Et ma pean selle ma pean ära tabama, et selle ma pean ära tabama. Et noh, teine mäng on ka, see Aliassimäe mängib Medjedovitsiga. Et seal on see vahe veel suurem. See Aliassimäe mingi 10 ja see Medjedovits on, noh, seal on üldse koefitsient 4 on ju. Noh, et vast nii hull ei ole, et ta nüüd ära lüpsab 2-0 on ju. Et see 200 seal 10 ära lüpsab 2-0 on ju. Aga noh, ega neid asju on olnud ja noh, ega siin mingis osas on nagu sportlasedki ütlevad, et natuke peab õnne ka olema, aga ütleme, noh, see õnnevajadus saab nagu järjest väiksemaks, kui see analüüs on ikkagi, see analüüs nagu midagi ei välista, aga ütleme ta ikkagi midagi see näitab, et kui see mängija on olnud seal ikkagi, et noh, ma ei pane nüüd neid esimesi ringe ja niimoodi on ju, et ma nüüd niimoodi, noh, selle järgi ma ei pane, et seal 10 läheb 200-ndaga ja nüüd kindlasti võidab on ju. Ja nüüd noh, et lambist lihtsalt, et selle järgi ma ei pane. Ma vaatan ikkagi ka seda, et see 10 on mänginud, et ta on mänginud, ta on terve, ta on viimased mängud hästi mänginud, ta on siin võitnud seal mingit 20 või midagi sellist on ju. Et ta peab ikkagi toonuses olema. Ja et see, kes nagu tuleb sealt tagant, et noh, tema nagu samamoodi peab olema ikkagi nagu, noh, hea oleks, kui tal on juba mingi üllatus ees. Et ma vaatan seda ka, et kui tal on mingi üllatus ees, et siis on tõenäoline, et seda üllatust nagu, noh, niipea ei tule jälle. Et kui ta on seal 200-s, tõmbas koti pähe kellelegi 60-ndale, et noh, et ega ta siis kohe homme nüüd sellele 20-ndale kotti pähe tõmba, sest siis see 20 on eriti valvas. No nad on valvsad nagunii, aga seal on ikkagi, ma ükspäev rääkisin ka sellest, et seal läheb ikkagi see, noh, ellujäämise instinkt hakkab tööle ja ta kõik jõuressursid paneb sinna sisse.
et see on ju ikkagi tippsport, et sa pead ju optimeerima neid kuidagi, on ju, et seal hakkab see psühholoogia hakkab seal tööle. Et kui see ikkagi üllatus on olnud hiljuti, nad on eriti valvsad. Ja kui seda üllatust pole olnud, siis siis nad ikkagi lähevad, et ta peab ju hoidma seda jõuvaru. Et muidugi keegi ei lähe nagu lambist mängima, aga ta peab hoidma seda, ta tahab võita seda turniiri. Vot. Et selles on see asi. Ta tahab võita seda turniiri ja ta hoiab seda varu ikkagi ja siis see üllatus võib toimuda, kui seda ei ole hiljuti toimunud. Et selles osas nagu ma ikkagi nii maksimaalselt kui võimalik ma olen minimaalse riski peal. Et täielikult minimaalse riski peal. Et mingit sihukest asja ma ei tee, et ma nüüd et näed, et see 200 kunagi võitis seda, on ju, et nüüd panen ka, et võidab, on ju, et sihukest, kuigi meil ei oleks meid teha seda. Aga sihukest asja ma ei tee. Et ma võtan sealt ikkagi selle kõige väiksema nagu riski. Ja praegult on siis jah, see Humbert on siis arvatavasti, nagu see näitabki, et ega seal nad on ikkagi kõik ohtlikud seal, isegi kes seal on 100, 200, et nad võivad võita ja minu nagu see, et isegi praegult see Humbert võib selle pähe saada, aga see mind juba enam ei puuduta, et tal on 7 geimi on käes, arvatavasti ta siis, tal on veel 5 vaja, on ju, et ta nüüd nii ära ka ei kuku, on ju, et ta nüüd 2 ja 3 kätte ei saa, on ju, sellest 2 ja järgmises 3, on ju, et ta nüüd nii ära ka ei kuku, on ju, et võib-olla nii juhtubki, et saabki 2 ja 3, on ju, aga see on ka viimane nagu piir, on ju, et sellega on nagu korras ja täna siis. Ja siis on Aliassime hakkab kohe mängima, et hakkab kohe tema mängima, et siis saab vaadata. Ja homse osas on ka juba, et homme kuna mänge ei ole, siis ma vaatan, kui need tänased mängud läbi saavad, et siis proovikski niimoodi teha, et siis ma panen sinna graafikusse ka kirja, et nagu tänane on nagu siis homne nagu, et ma need päevad nagu teen ära ikkagi. Et ma püüan ikkagi seda graafikut ikkagi hoida, jah. Et seda graafikut, mis on, et iga päev nagu, et nagu sellest mitte nagu väga ette rutata, et kuna homme mänge pole, siis ma vaatan, võib-olla ma saan täna siis panna mõned mängud, et mingid mängud on homme, aga et siis paistab, et mul midagi otseselt ei põle, et ma võin täna vaadata, kui täna väga ei ole midagi head, siis ma hakkan homset otsima, aga homme on ka keeruline panna sellepärast, et homme on need Challengeri oma rohkem. Et seal on seda ootamatust, ma arvan, rohkem. Töölt tulevad, et siin natukene rahvast liigub sellepärast ka, et tulevad kuskilt, kas tööpäev hakkab lõppema või kool, et tulevad siis sealt
läbi pargi ja lähevad siis sinna. Linna ääres on ju need mingid töökohad ja võib-olla mingi kool jääb ka sinna poole, et või keegi käib kuskil seal mujal seal huviringis või midagi. Et siis tulevad need elumajad jäävad rohkem sinna poole, et aga siis vaatame, mida see Aljassime siis korda suutab saata ja siis saab juba pärast edasi rääkida, et kuidas siis tulemus on ja saab siis kolmandasse challenge'i päeva minna selles mõttes, et hakata siis vaatama siis järgmisi matche, mis oleks siis sellised soodsad, et küllaltki väikse riskiga ja kindla peale minekuga, et lähme selle 1,25 koefitsiendiga edasi ja et niimoodi.